Mariel, täna oled sa Eesti parim naissprinter murdmaasuusatamises. Kasvasid üles Otepääl spordiperekonnas. Õppisid suusatama kohalikel radadel ning oled aasta-aastalt saavutanud üha paremaid tulemusi. Mõned aastad tagasi viis sinu tee üle ookeani, University of Alaska Fairbanksi, kus said ühenduda tipptasemel treeningud ja kõrghariduse omandamise. Nüüd oled tagasi Eestis ning rõõmustasid sel talvel kogu kodupublikut, olles ainus eestlane, kes pääses Tallinnas toimunud maailmakarika etapil kvalifikatsioonist veerandfinaali, lõpetades võistluse 16. kohal. Alustame aga algusest. Kuidas sa üldse suusatamise juurde jõudsid ja millal tekkis tunne, et spordist võiks kujuneda sinu jaoks midagi enamat kui mõnus ja tervislik ajaveetmise viis? Ja, et sa mainisin, ma tulin spordiperekonnast, isa suusatas kunagi enda noore põlvkonnas ja siis ema on kehaskasvatuse õpetaja ja siis tollel ajal, kui mind trenni pandi, siis oli Otepääl, ma arvan, kui ma õigesti mäletan, ainuke spordiala oligi murdmaasuusatamine, kuna meil siin Otepääl elasid olümpiavõitjad, et see oligi, ma arvan, üks põhjustest, miks ma sinna sattusin. Millised olid sinu esimesed suuremad sammud ja saavutused, mis kinnitasid, et liigud sportlasena õiges suunas? Ma arvan, et Eestis on kõige lihtsam võrrelda enda konkurentidega, et kui sa nendes oled poodiumil pidevad, siis saad natuke enesekindlust, et liigud õiges suunas ja siis tulevad järjest Põhjamaade noorte meistrivõistlused ja juuniorite seas sain ka edasi sprintides, et sain natukene tagasisidet, et kuskil on mingi samm õiges suunas liigutud. Mõni aasta tagasi avanes sul võimalus minna õppima ja treenima University of Alaska Fairbanksi. Millised olid sinu ootused sinna õppima asudes ja kui hästi need tegelikkusele vastasid? Ausalt öeldes ma isegi ei ootanud eriti midagi traagilist ega midagi sellist, vaid lihtsalt oligi, et mitte nüüd otseselt ma saan kodust ära minna, vaid lihtsalt, et maailma avastada ja kogemuste mõttes ma ütleks, et see oli täiesti teistsugune, mis ma tegelikult oleks arvanud. See, et USA-s iga, ma arvan, inimene näinud filme USA elust ja kuidas seal kool käib, et see põhimõtteliselt vastab suht palju tõele, et kõik on kollased bussid liiguvad ringi ja rahvamassid ja et isegi Alaskal on mitte nüüd meeletust koguses neid inimesi, aga ikka ja. Mis on tagantjärgi vaadates Alaska aastate juures kõige väärtuslikum sinu jaoks? Ma arvan, et need sõprussuhted, mis ma sain kõikidega, kellega ma kohtusin seal, et mul oli võimalus nii palju erinevate riikide sportlastega suhelda. See ei olnud ainult suusatamisala, et Alaskal on 10 erinevat ala veel või 9 siis peale suusatamise, et kõik need teiste inimestega suhtlemine ja pluss veel hariduse kättesaamine oli minu jaoks see, miks ma tegelikult sinna läksin. Kuidas erineb treenimine ja võistlemine Ameerikas ja Eestis lähtuvalt sinu kogemusest? Mida teed täna sealse kogemuse tõttu teisiti? Ma ütleks, et mingit erilist suurt traagilist vahet ei olegi, et kõik ju tegelikult lähevad trenni, teevad põhimõtteliselt samu asju, aga lihtsalt ongi see, et suhtumine on minu arust teine, et seal oli kuidagi kõik oli kuidagi nagu naudisid seda protsessi rohkem, mitte see, et keegi sunnib sind uuest treenima. Ma ütleks, et Eestis seda tehti, vaid lihtsalt nagu kuidagi suhtumise vahel minu arust on see, mis erineb. Ja see on midagi, mida sa oled kaasa võtnud? Ja, et ma naudin seda protsessi, et see ei ole see, et ongi üks eesmärk, vaid väiksed mini-stepid peab enne võtma selleni, et sa jõuaksid selleni ja et protsessis juhtuvad asjad, et see ei olegi see, et kõik peab täpselt perfektselt minema. Rääkides sinu mõjust noortele suusasportlastele, siis tänaseks teame, et sinu lugu inspireeris järgmist Eesti murdmaasuusatajat sel sügisel samasse ülikooli õppima asuma. Millega tahaksid sa veel sportlasena teistele eeskujuks olla? Kindlasti noortele tulevatele murdmaasuusatajatele, et võimalus on Eestis jõuda tippu, isegi kui ma vahepeal 5 aastat ära olin, et meil on tegelikult võimalus suusatada väga heades tingimustes Eestis ja et lumeolud on natukene halvasti, aga meil tehakse kõik selle jaoks, et oleks meil kunstlumi. Treenerid on väga motiveeritud ning targad, kes teavad, et mida tegema peab ning ma arvan, et ma loodan, et ma saan oma võistlustega ja tulemuste näidata, et see on võimalik Eestis jõuda mingile tasemele.
Lõpetuseks, mida ootad algavalt hooajalt nii sportlikus kui isiklikus plaanis? No see aasta tuleb esimene aasta, kui ma võistlen MK-l ma loodan täiespikkuses ja muidugi on olümpiaasta, mis teeb selle natuke erilisemaks. Mis ma ootan on, et kõik see, mis ma terve suve-sügise teen ja ma naudiksin seda protsessi, ja need tulemused tuleksid need, et ma oleks rahul endaga. Aitäh, Mariel, ja edu sulle järgmiste tippude vallutamisel!